Sava Tiigrap, Andres Puketit siin. Lähme vaatame, mis Ravai rannas toimub. Seal on mingid ehitustööd käivad. Lähme vaatame, kas siin ehitatakse uusi restorani juurde või mis seal toimub. Nii, ja sõidame natuke ringi siin, siis vaatame, mis siin toimub. Praegu ma lähen oma kodutänaval. See on selline külavahetee, võib öelda. Ongi küla. See on Promtepi Neeme küla. Asub Ravai siis nagu piirkonnas. Kohe Naiharni kõrval. Täna on selline mõnus ilm. Et natukene on natukene valged pilved utsukesed kuskil ja samas on päike paistab. Et täna on siis esmaspäev ja 7. oktoober ja kell hakkab kohe 4 saama. Saabki 4 kohe. Praegu on Puketil hästi mõnus selline rahulik elu. Rannad on praktiliselt tühjad. Mõni inimene ikka on. Sest praegu on madal sees on. Siis on. Lõusiis on. Madal hooaeg eesti keeles, jah. Näed, eesti keelne sõna ei tule meelde. Et see on nüüd selle hooaja kõige esimene kaamera salvestus. Nüüd me sõidame siis Ravai Beach Road. Vaatan äkki ma saan auto kuskil ära panna, siis vaatan, mis siin rannas toimub. Ja panen auto siia. Nii, ja olemegi siin Ravai rannas nüüd. Näete, siin on see tee. Auto panin sinna. Nii läbi jalutama natuke ringi. Vaikselt hakkab mõõnd olema juba. Näete. Meri oli muidu siia maani. Näete, kus see piir jookseb. Et 1,6 meetrit on juba langenud. Varsti on need paadid on kõik põhja peal. Kuni sinna taha välja.
muidu elu on niisugune rahulik, et inimesed istuvad siin vaikselt, chillivad, kellelgi ei ole kiiret kuskile, kuigi on esmaspäevane päev ja kell on 4, peaks ju nagu tööpäev olema. Milleks kiirustada, milleks tõmmelda, tuleb nautida ilusat ilma, head kliimat. Näete, kiirkaatrid on tagasi. Neid pole 4 aastat nähtud siin. Ütleme 3 aastat peale pandeemiat kadusid nad ära siit rannast. Sellepärast, et nende kiirkaatritega siis tehakse põhiliselt hiinlastele trippe. Ehk siis hiinlased on tagasi. Mis on aga väga hea, et hiinlased on tagasi, sellepärast, et see tasandab natuke olukorda, et siis kuna teatavasti venelastele hiinlased ei meeldi, siis see äkki see aitab natuke balansseerida olukorda. Ja mind hiinlased absoluutselt ei sega ega ei häiri. Nad on tavaliselt oma gruppidega, omas hotellis, lähevad kaatri peale, tulevad kaatri pealt ära, kindlates kohtades käivad söömas, et ei ole sellist kilbendavad igal pool oma valgetes särkides. Ja. Siit on hästi näha, kuidas see mõõn on käimas praegu. Näete see sild, kus see metallist sild on siin. Et kuni sinnamaani vesi tegelikult. Sellepärast on siin selline ujuv pontoon. Selle pealt viiakse siis neid inimesi kaatritele siin. Näevad, niimoodi tuleb tööd teha, vaadake õpikele. Naudid, istud telefonis, mõnuled. Vahepeal tuleb mõni turist. Käid teed taga väikse paaditripi. Elu on ilus. Siin on nüüd üks uus söögikoht avatud. Seda ennem ei olnud siin. Jumbo Seafood. Vaadates, et seal taga on Hiina hieroglüfid, siis siia tuuakse ilmselt need hiinlaste gruppe samast kaadrite pealt. Ja viiakse sinna sööma. Mõlemad bussid, mis mööda sõitsid, mõlemad on hiinlaste grupid. See hooaeg saab väga põnev olema igatahes. Ma nagu ootan lausa. Väga ootan. Tegelikult hooaeg hakkas pihta juba eelmisel nädalal siis 4. oli meil esimene Phuketi tuur. Ja väga edukas uue programmiga. Kuna praegu Suur Buda on suletud, siis selle asemel ma lisasin 3 uut kohta. Sellist väga huvitavat kohta, kuhu väga turistigruppe üldse ei viida. Näete, siin on üks inimene liiva sisse kaevad. Ei tea, kes peaks ta välja aitama siit. Siin võrkkiiges võiks ise olla.
et nüüd me jõuame siiamaani, kus on siis need ehitused. Nad teevad seda nii-öelda restoranide osa teevad laiemaks. Ja siin on selline patjade peal restoran. Saate istuda selliste kotttoolide peal ja chillida ja vaadata. Vaadake, ilus vaade. Heli ei ole kõige ilusam, just mootorimüra, aga vaade on küll ilus. Aga see mootorrataste ja autode müra, see käib asja juurde. Vot siia on nüüd ehitatud, näete, selline betoonist platvorm. Et see tuleb ilmselt siis hooajaks kõik restorane täis. Näete, kuni sinna taha välja. See on küll päris hea asi siin. Sest enne oli mingi suvaline värk siin. Ja noh, need restoranid tulevad kõik sellise vaatega. Pole paha. Pole üldse paha. Siin ka rahvas istub ja chillib. Paljudel saavad tööpäevad juba päris varakult läbi, sellepärast, et neil hakkavad hästi vara pihta. Tööpäev hakkab mõnel hakkab juba seal kell 6 ja niimoodi. Ja seal ikkagi 9 tundi on kuskil see tööpäev. Mõned üksikud mingid ehitustöölised, need võivad 10 tundi ka teha. Aga enamatel juhtudel on jah, 8-9 tundi on tööpäev. Näete, selline rannabaar siin. Vaata, kui vinge. Istud, chillid siin, kokteil, näe, ostad 1, saad 3. Näed, ostad 1, saad 1. See on Tai loogika. Ostad 1, saad 1. Siin on see uus Tops Ravai oma. Minu meelest on seal natuke kallid hinnad. See on nüüd see osa, mis varem ka oli. Et see, mis ma enne näitasin, see betoonistus, see on nagu uus juurde ehitatud, aga see oli varem ka. Aga siin on ka mingid mööblit uuendatud ja mingid täispuidust lauad pandud. Sellest kihvtid lauad. Saab suure seltskonnaga näiteks, kui sul on mingi 20 inimest tahate mingit sünnipäeva teha või midagi, tulete siia Ravaile, et siin on üks head pikad lauad. Et väga palju kohti, ma võin öelda, ei ole Phuketil selliseid. Siia saaks ikka päris suure grupiga tulla siis. Seda on hea teada endal ka. Et need pikad jutustamise videod ma panen siis üles sinna oma Andres Phuketi Facebooki lehele. Ja hiljem ma dubleerin nad ka YouTube'i ilmselt. Aga lühivideod, igast sellised lühikesed klipikesed ja need ma panen kõik TikTok'i. Ja kui on mingi väga huvitav või selline väga eriline lühivideo, siis ma jagan sellega Andres Phuketi Facebooki lehel, et ärge muretsege. Ei jää ainult TikTok'i põhiseks kõik. Ma üritan sellel hooajal olla tublim ja rohkem postitada teile igast huvitavaid asju. Sest huvitavaid asju toimub siin väga palju. Ma arvan, siit kohast enam edasi ei lähe ka. Näitan kohe, kus ma olen. Ma olen selle Ravai rannatee lõpus siin põhimõtteliselt.
aastate lõpus, aga siin hakkavad juba ka tulevad siin erinevad restoranid. Aga ma näitan teile seda Ravai silda, romantika silda. Näete seal. Siin on ka veel sellised chill restoranid. Saate istuda ja kes teeb need tööd siin arvutis. Kes on niisama sõpradega, ühed on seal õlle võtnud endale. Ikka esmaspäeval kell 4 võtad sükse korraliku suure punsu õlle. Nagu ma ühes lühiklipis ütlesin, et meil on siin iga päev lahe. Iga päev on meil laupäev siin. Aga seniks tšau teile. Savadikap.